Milline on hetkeseis metsameetme ja metsandusega seotud toetuste MAK-i uue perioodi 2014-2020 meetmelehtede seis ning kuidas ja võib-olla ka millised need toetused eeldatavasti jagunema hakkavad? No kui nüüd kogu MAK-ist rääkida, siis olulises ulatuses on metsaomanike ja metsaühistute peale mõeldud 4 tulevikumeetmes. Et kõigepealt metsamajandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine ehk nii-öelda võrdumine alameetmed 151 ja 153 on nüüd siis ühes meetmes kirjeldatud. Ja selle meetme kaudu toetatakse erametsaomanikke, nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, kes on erametsaomanikud, ja ka metsaühistuid. Nüüd järgmine meede, kui nüüd jälle võrdumina võtta, siis alameede 152 on nüüd siis uue meetmena, see on siis metsandussaaduste töötamine ja turustamine. Seal on siis ka, selle kaudu on siis kavandatud toetada lisaks mikroettevõtjatele ka väikeettevõtjad, kes tegelevad siis kas metsandussaaduste töötamisega või metsamajandamisega, ja ka metsaühistuid, kui need vastavad mikro- või väikeettevõtja tingimustele. Ja veel on tootjarühmade loomine. Metsanduse puhul on tootjarühma eesmärgiks oma liikmeks olevate metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühine turustamine. See on nüüd selline uus meede. Ja lisaks senine põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri meede, mis kannab tulevikus põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid, kus on siis metsamaa paranduse tegevused jätkuvalt arvestatud. Sain aru, et suuresti need käesoleva perioodi meetmed on ikkagi ka uues perioodis nagu ütleme siis kajastatud, aga kuidas see sisemine selline jaotus seal on, et kas see suund nagu praegu on suuresti võetud, et rohkem raha suunatakse metsanduslikele tegevustele kui tehnikale, kas selline printsiip jääb ka nagu uuel perioodil kehtima? Jaa, selline printsiip jääb kehtima ja loomulikult sõltub kõik sellest, milline see meetme eelarve tuleb, aga seda ma julgen nüüd küll praegu ka juba välja öelda, et niisugust suuremat tehnikat, millel on rattad all ja mis tõesti maksab suuri summasid, et seda ilmselt uuel programmiperioodil nende soetusi toetama ei hakata. Aga kavandatud on küll praegu niisugune väiksem metsatehnika, seadmed, tarvikud, mida ikkagi on metsaühistute tegevuses vaja. Need on küll kavandatud praegu ikkagi ka toetada, aga eelkõige on ikkagi hooldusraied ja kasvavate puude laasimised ja sellised puistu kujundamised ökoloogiliselt niisuguseks sobivateks ja majanduslikult väärtuslikumateks puistuteks. Kui nüüd rääkida sellisest võimalikust ajagraafikust, siis mis suunas nagu see hetkel nagu on või millises järgus hetkel see tegevus on? No meetmelehed on nüüd sisuliselt valmis, mis puudutavad just nimelt neid metsamajandusliku ökoloogilise elujõulisuse parandamine ja metsandussaaduste töötlemine turustamise meetmelehti, et need on valmis ka põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine
Ja ma tahaks siinkohal ka tunnustada muidugi kõiki meie sotsiaalpartnereid ja neid, kes aitasid seda metsameetmeid üles ehitada ja neid läbi arutada, et need meetmed said päris kenad, päris asjalikud ja ilma sotsiaalpartneriteta me ei oleks ilmselt nii häid meetmelehti saanud. Ja need on nüüd niisuguses pakis koos, kus nad esitatakse aprilli lõpuks Vabariigi Valitsusele. Kui nüüd puudutab veel sotsiaalpartnereid, siis millised partnerid olid nagu kõige olulisel määral nagu esindatud selle protsessi juures, võib see välja tuua? No eelkõige Erametsaliit, Erametsakeskus, Keskkonnaministeerium, me ei saa võib-olla sotsiaalpartnerist sel juhul rääkida, aga selle ministeeriumi metsaosakonnaga on meil äärmiselt konstruktiivne koostöö. Siis metsatulekahju ennetamiste puhul oli kaasatud Siseministeeriumi vastavad ametnikud, no siis Põllumeeste Keskliit, Talupidajate Keskliit. Väga palju koos tegime me ka Rohelistega, Keskkonnaühenduste Kojaga. Paraku võib-olla, et nende poole pealt ei jäänud nad võib-olla selle tulemusega nii rahule, kui võib-olla oleks hea koostöö nagu ka eeldanud. Aga samas andsid nende sisendid meile endile väga palju tarkust ja väga palju võimalusi andab ka mõelda teistmoodi ja mõelda nende metsandusmeetmete rakendamise ja eelkõige ka siis, kui me juba määrusi hakkame kirjutama sellisele rohelisele poolele, nii et selles mõttes oleme me ka neile väga tänulikud. Täna vast on tõesti erakordne talv, et täna on kuupäev 6. aprill ja kõik need looduslikud tingimused on sellised nagu märtsi keskpaigas tavaliselt. Et kogu see kevad on täna aasta 3 nädalat minu arust hiljemaks jäänud. Aga tavaliselt on just see märtsi lõpp selline metsamaterjali kokkuveol kõige kiirem aeg ja saab ära kasutada, kui metsaomanik on olnud tark ja rajanud natukenegi taliteid, siis saab ära kasutada sellist suurepärast võimalust nagu mööda asfalti sõites metsamaterjali koondada. Ja ka siin meie selja taga on näha siis üks talitee, mis sai juba jaanuaris lumi nii-öelda põllult ära lükatud, põlluomanikuga loomulikult ennem kooskõlastatult see asi. Ja oli siis plaanis just samamoodi märtsi lõpus, aprilli alguses siia tulla ühte lanki välja kokku vedama. Et keset talve ei on nagu seda väga mõistlik teha, sest lank iseenesest oli suhteliselt kõva, aga see üle põllu kokkuvedu nagu ei olnud nagu muul ajal jälle võimalik, kui siis talvel või siis sügisel peale viljakoristust, aga peale viljakoristust see aeg kipub teinekord olema kas vihmane või siis väga lühike enne kündi. Et siis ei olnud ka võimalik põlluomanikuga kokkuleppel eriti saada. Ja et põllul ei tekiks mingit kahjustust, siis sai siis jaanuaris siin korra lumi ära lükatud enne külmaperioodi ja sai korralikult ära külmuda see maapind. Veebruaris-märtsis sadas küll uuesti lumi peale, kuid see on ainult hea. See hoiab nii-öelda seda külma seal all ja praegu just ongi oluline, et märtsis ei tohi enam lund pealt ära taliteedelt lükata. Et vastasel juhul läheb see pinnas kohe mustaks ja päike hakkab seda taliteed nii-öelda sulatama. Et siin on siis näha, et praegu pigem on märtsis hea see lumi kinni tallata, mitte ära pealt lükata. Ja kahtlemata on väga oluline planeerida siuksed kevadised raied, kevadtalvised raied sellistesse kohtadesse just materjali ladustamise suhtes, et oleks võimalik ka mais-juunis see materjal alles ära viia. Et see on täiesti tüüpiline olukord, kus märtsi lõpus ei ole võimalik kuskilt autotransporti leida materjalile. Ja siin on just selline olukord, kus on küll vallatee ja kindlasti ei tohi siin nädala paari pärast ka kindlasti suure autoga peale minna.
võimalik, et ka küll neid märke siia ette ei panda, kuna teatakse, et me siin tegeleme ja pole siin kunagi enne probleeme olnud ja pole ka tulevikus. Et Vardi Eramutselts kindlasti on ka nii-öelda niisuguste kohalike külavaheteede suhtes vastutustundlik. Et mais on võimalik siit uuesti ilusti materjali hakata ära transportima, kui teed on kuivanud. Ja selline talvine materjal, mis on siis märtsis maha raiutud, ei rikne kuu 1,5-ga mitte mingit moodi. Võib-olla kui siis ainult tuleks kiirustada kasepaku äravedamisega, et kasepakul võivad tekkida lõhed, mis vineeritööstusele ei meeldi. Et see on ainuke sortiment, mis nii-öelda võib rikneda. Et talvel raiutud materjal seisab oluliselt kauem värske kui näiteks aprilli lõpus raiutud materjal. See tüüpilised vead just nende kevadiste raietega või kevad-talviste raietega on siis see, et igal aastal ei pruugi olla ju selline suurepärane kevad, kus 6. aprillil saab igal pool veel lõbusalt toimetada, et tihti jäetakse see nii-öelda eeltöö tegemata, tullakse ikkagi nii-öelda märtsi lõpus raiuma ja selleks ajaks, kui raie hakkab lõpukorrale saama, on maapind täiesti pehmeks muutunud ja tekivad tõsised pinnase kahjustused. Et neid on võimalik vältida, kui teha asju õigel ajal ja õieti planeerides. Aga sellised tagajärgede likvideerimist vastutab ikkagi metsaomanik, kes peab siis selle oma taskust ikkagi kinni maksma? Pinnase kahjustuste eest vastutab enamasti ikkagi see pool, kuidas lepingus on see ette nähtud. Kui müüakse raieõigust, siis kindlasti tuleks lepingus selline punkt selgeks rääkida, mis olukorras vastutab miski pool pinnase kahjustuste eest, aga valdavalt ikkagi raieõiguse ostu puhul on see ikkagi raieõiguse ostja tavaliselt, kuna tema võtab nii-öelda selle langi üle ja annab ka pärast metsaomanikule tagasi. Olukordades, kus metsaomanik ise raiub oma kinnistul ja üle teiste kinnistute vedades, siis kahtlemata peab metsaomanik ise vastutama. Tervist, mina olen Mati. Mina nimi on Anna-Leena. Ma olen Airo. Tuleme Tallinnast. Meie tänase ettekande teema on meie laante tulevik, mootorsaagi linnuga. Miks me sellise teema valisime? See on seetõttu, et meile kõigile on linnud üldse looduskaitse väga südamelähedased. Ja siin postris käsitleme me siis 3 lindu, metsvint, suurkonnakotkas ja metsis. Need valisime me seetõttu, et nende praeguse arvukuse järgi. Metsvint olles siis väga arvukas liik, metsis sellise väikse arvukusega liik ja suurkonnakotkas haruldane liik. Niisiis, on teada, et mets on meie suurim loodusvara, aga milline on tema olukord 40 aasta pärast? Kõigepealt soovin teile õnne võidu puhul ja loodame, et esindate Eestit väärikalt siis Portugalis toimuval finaalis. Kuidas te ise hindate selle aasta küsimusi ja kogu seda võistlust? Küsimused viktoriinis olid küllaltki, ei olnud kergemategi, just ütleme nii, et ikkagi küllaltki raskemad. Need olid ingliskeelsed. Need parajad pähklid. Nõudsid materjali mõttega läbilugemist igatahes. Inglise keele oskust ka. Aga üldiselt head küsimused. Ütleme, et see ettekande pool oli ka just nagu väga tore, et sai midagi loovat koha peal teha ja et ei olnud ainult viktoriin. Kas see ettevalmistustöö kulges teile iseseisvalt ja oli teil ka keegi juhendaja, kes teid suunas? Jah. Iseseisvalt oli muidu me õppisime iseseisvalt materjali, aga meid suunati. Et viktoriiniks valmistasime iseseisvalt, aga postriks koos juhendajaga. Et suur tänu talle. Te nüüd saite siin terve päeva jooksul vaadata ka teiste osalejate ettevalmistust ja kuidas te hindate seda üldist nagu taset, ma mõtlen just sellist metsateadlikkuse taset, Ütleme, et uskumatult hea, et mind pani küll imestama, et on päris palju teadlikuid noori ja
ja kes teemast huvituvad ja postrid olid ka huvitavad selles mõttes. nii et kui seda vaadata, siis et meie arust on küll tulevik heades kätes, et väga palju õigesti mõtlevaid inimesi, kes hoiavad metsa ja loodust. kuidas teil endal kokkupuude metsaga on, et te olete küll Tallinnast koolist, aga ilmselt kas metsa satute tihti või ikkagi harva? Jah, meil kõiki ühendab suur loodushuvi ja linnuhuvi ja proovime nii palju kui võimalik loodust hoida. Nii et ikka suhteliselt tihti satume väljaspool Tallinnat metsa. Ja Tallinna ümbruses on ka metsa. Ja Tallinna ümbruses on väga palju selliseid huvitavaid metsa ja siis palju liike. Tallinnas on ka metsa kuhu minna. Et kui vaid silmad lahti käia ja kõrvaklapid mitte peas, et siis näebki Tallinna ümbruses loodust. Nüüd ma saan aru, teil suvevaheaega nagu ei olegi, et valmistute selleks septembri lõpus toimuvaks suureks ürituseks, et mida teile soovida või kuidas te seda aega kasutate? Eks tuleb suvel kõigepealt puhata ja siis hakata vaikselt asjaga tegelema. Ja võib metsades ka käia ise õppida niimoodi metsakogud. Ja inglise keelt veel harjutada näiteks. Aga edu teile ja tooge võit koju! Aitäh! Suur tänu! Aitäh!